Harri Kiisk on koorijuht ja pianist. Ta on kirjutanud 40 artiklit Eduard Tubinast ja tema töödest. On analüüsinud Tubina orkestriteoste ja kammermuusikalise loomingu sisu heliplaatidel. Juhatanud Tubina koorilaule neist mõndagi esiettekandes, saatnud tema viiuliteosed ja soololaule. Neistki on olnud mitmed esiettekandes. Võib-olla räägiksite kõigepealt oma esimestest mälestustest üldse Eduard Tubinast. Esimestus oli nii, et ma lugesin muusikalehte ja see oli kunagi, ma ei julge nüüd öelda aasta arvu, see võis olla 29 või 30. Mihkel Lüüdik kirjutas seal Eesti koorilauludest, mis olid ilmunud. Esile Tubina Karjase laulu. Ja minul tekkis selle vastu huvi, ma läksin lauljate liitu ja tõin selle noodi ja muidugi selgus, et see oli erakordselt toredasti kirjutatud ja see on siiamaani jäänud ka meie kooride repertuaari. Ma mäletan, me käisime meeskooriga Kanadas turneel ja Ameerika Ühendriikides, see oli 1969 ja see laul tuli igal pool kordamisel. Igast linnast kordati Karjase laulu. Ja hiljem ma nägin Tubinat esimest korda elusest peast, kui ta oli Tallinnas kontserte andmas Tartu Meisterlaulu seltsiga, mida ta juhatas. Ja see oli Estonias ja see oli väga hea kontsert. Tubin oli alati huvitavad kavad. Ta võttis niisuguse asju palju kava, mida teised ei laulnud iga kord. Artur Kapi laule, Mart Saare omi ja nii edasi. Nii et need on nagu esimesed muljad. Ja juba siis sellele järgnes juba hiljem siin Paguluses olles koostöö Tubinaga. Nüüd me tahaksimegi teada, kuidas see arenes siin Stockholmis. Jaa, see oli nii, et Tubin kutsus mind mitu korda saatma meeskoori kontsert, eriti kirikukontsert Oreliga. Ja nii tuli ka esiettekande oli muuseas Tubina Ave Maria, kus autor juhatas ja mul oli au siis mängida Oreli osa. Ja hiljem meil jäi veel väga palju niisugust koostööd muusikaalal. Näiteks kirjanikudel tulid juubelid. Lepik sai 50, Ristikivi sai 60 ja nii edasi. Ja mina küsisin siis helilöötelt laule, kirjutasin Kanadasse ka muuseas Raidile ja Avessonile ja rääkisin siin Tubinaga ja nemad tegid siis. Ja muuseas Tubin kirjutas Ristikivi sõnadele 3 laulu, siis kirjutas Lepiku 3, tal oli varem juba Lepiku Velkari laul ja Nägemus. Nii et nii oli. Siis ma mäletan ühte niisugust lugu, Tubin sai 60-aastaseks. Ja tema endal ei olnud üldse Eestist kaasa võetud tema soololaule. Aga õnneks lauljad, Helmi Petlem, kes on praegu Torontos ja Liidi Aadri, kes kahjuks on surnud, nendel oli ja siis sai ära kirju siia ja Tubin seadis need siis nagu natukene kirjutas korralikult ümber, nii et neid sai hakata kasutama. See ilmus kus kogu 10 laulu, aga ta jättis sealt välja ühe kesklaotuse Enno sõnadele. Ja nüüd, kui me 60. juubel tuli, siis ma palusin, et tema seda natuke läbi vaataks. Ärakiri oli natuke kahtlane seal, kas on dies või dubel, dies või pekar või nii. Tubin ütles mulle, et mis te seda laulate, see pole midagi. Ma ütlesin, no kuidas nii, ja hakkasin teda seda seletama, kui hea see oli. Tubin jälle ütles, et see on üks noorepõlve töö. Ma ütlesin, no Artur Kapi metsateel on ka noorepõlve töö. Tubin ütles, no jaa, Kapi metsateel, vaat seal on kõik nagu peab. No ja mina käisin ikka talle peale, ta lõpuks tuli ära, ütles, no jäta siia. Ja 2 päeva hiljem helistab, et et ma tegin ta nüüd valmis. Ja ta oli jätnud esimese osa ja lõpuosa kõik selleks samaks ainult keskmises osas. Seal oli klaveri noote väga palju, nagu noored erinevad mõnikord kirjutavad. Ja siis ta tegi selle ökonoomilisemaks, ta tegi see natuke lihtsamaks ja siis ongi see kontrast nagu parem. See keskmine osa on vähe rahulikum ja seal on vähem noote esimene ja lõpp jäi täpselt samaks, nii et tuli väga ilus laul sellest välja. Aga temaga oli see häda, et mõnikord pidi tema oma loomingut tema ees kaitsma. Ja eks ole vist suurkujudega üldse niimoodi. Mitte kõigiga. Mõned käivad ringi kogu aeg, et võta ja laula ja nii, aga Tubinat oli nagu pidi välja tõmbama tema asju. Nii, selle niisuguse lühise töö kõrval on teil kindlasti ka täiesti isiklikke mälestusi Tubinast. Jah, neid on ka. Me käisime sageli külas abikaasaga Tubinatel alguses Hammarbyhöjdenis, kus nad elasid, neil oli võrdluse väike korter, aga Tubin kirjutas suured asjad selles väikses korteris. Ja hiljem kolisid nad Handenisse, see on natuke Stockholmist väljas, väga ilusa järve ääres. Ja nad elasid 6. korral, nii et neil oli suurepärane vaade sealt ja
ja meil oli rong teada, mis kellase rongiga me sõitsime. Ja siis, kui me tulime mööda seda teed, no mõlemad seisid akna peale ja juba lehvitasid. See oli alati niisugune traditsioon ja ära minnes samuti. Ja see oli natuke raske, sest me pidime tagurpidi käima ja tahapoole lehvitama, aga läks ka. Ja siis tuli see aeg, kus oli ainult proua üksi akna peal. Tubin oli juba läinud ja järgmine aasta oli ka proua, nii kahjuks läks. Tubin oli muuseas väga hea kokk. Temal olid omad väiksed asjad, mis tema armastas teha. Ja siis tema tegi nagu köögis selle viimase finessi. Ja ükskord nad olid puhkusel Hispaanias ja tuligi kaart sealt ka, et sõime väga hea kalatoitu, et sain retsepti, et kui Stockholmi tagasi jõuame, siis proovime seda. Nii tema oli niisugune privaatlõbu oli see. Siis ta fotografeeris ja näitas ka filme, mis ta oli võtnud siin ja seal ja nii, et tal oli palju ka niisuguse kõrvalhuvid ja rääkis väga palju muud juttu. Me rääkisime muusikast ka muidugi, aga ka igasugust muud. Ta oli väga laia niivõrd silmaringiga, võiks öelda. Kui nüüd muusika juurde tagasi tulla, siis kas mõni Tubina sümfooniatest on teile isiklikult eriti südamelähedane? Võiks ütelda nii, et Eestis oli teine sümfoonia nagu kuidagi midagi eriti. See oli esiettekandel 1938, aga Olav Roots juhatas seda mitu korda ka hiljem. Eesti ajal ma kuulsin seda, siis oli Vene okupatsiooni ajal ja Saksa okupatsiooni ajal ka mitu korda. Roots oli väga osav, ta oli väga niisuguse, ütleme, diplomaatliku sõnaseadmisega ja ta oskas ka nendel aegadel selle teise sümfoonia ikka kavva paigutada, kuigi see ei ütelnud ju midagi sotsialismi ülesehitamise ega ka uue Euroopa jaoks. See oli täiesti niisugune sügavalt isiklik teos ja muidugi jättis väga sügava muljega, aga ma tahaks samal ajal tuletada ka meelde esimest sümfooniat. Ja seda oli mul juhus ainult ükskord kuulda tänu sellele, et Olav Roots tegi Saksast ajal ühe seeria. Ta mängis kõik Eesti sümfooniat, 2 Lemba oma, 1 Kapi, Evald Taava oma, Elleri oma ja siis Tubinal, nii palju kui neid, tollal oli 2. Ja see esimene, sellest jäi ka niisugune mulje, et vaat seda tööd tahaks veel kuulda. Ja kui nüüd siin Järvi mängis seda plaati, ma käisin proovidel kuulamas ja partituuriga nii nagu. Ja see ei ole mitte sugugi nõrgem töö kui teine sümfoonia. See on omamoodi jälle väga huvitav. Seal on nimelt see, kuidas ta ühe väikse lihtsalt teema võtab ja mis ta sellest välja teeb. See käib läbi nagu kõikidest jagudest. Ta ei paista iga kord silma, aga kui noote vaadates ta on seal olemas. Nii et see oli üks suur oskus temal ühest väiksest napist teemast niisugune suur teos kujundada. Eestis ilmunud teise sümfoonia heliplaadi ümbrikul leiduvast analüüsist võib lugeda, et alapealkirjaga legendaarne Tubin, ma nüüd tsiteerin, viitab ajaloolistele pärimustele, eestlaste vabadusvõitlusele 13. sajandil. Mida te sellest arvate? Ma lugesin seda väga suure üllatusega, sest ma ei olnud seda kuskil mujal varem kuulda. Mul on see noot siin kaasas. Kui me näeme, see on Tubina oma käsikiri. Ja siin ei ole mitte midagi muud kui legendaarne sümfoonia Eduard Tubin. Siin ei ole kuskil mingit programmi. Ja peale selle veel, mina tegin selle sümfoonia ettekande puhul, kui ta Stockholmis Järvi juhatas, tegin Tubinaga intervjuu 81. aasta oktoobris. Ja Tubin jutustas sellest väga pikalt, kuidas ta seda kirjutas, nad olid Toilas ja hakkas seal kirjutama ja Tartus lõpetas, aga ta ei rääkinud mitte mingist programmi. Ja Tubin üldse, kui me vaatame, tema pani alapealkirjaks legendaarne küll, aga see on väga lai, seal ei saa kuidagi öelda, et see on üks sajandi vabadusvõitlus ja nii. Ja minu arvates seal ei ole mingit niisugust programmi taga, see on üks väga isiklik ja väga sügav pihtimus, võiks nii öelda. Seda ta on kõigepealt. No nii, aga küsime siis edasi, ka 3. sümfooniale on mõnikord lisatud heroiline. Mida teie sellest arvate? Jaa, mul on ka see partituur siin. Ja see on väga hea juhus just neid asju puudutada. Siin ei ole mitte midagi muud kui 3. sümfoonia E-Tubin ja see on Tubina käsikiri jälle. Siin ei ole tõesti kusagil jälge leida. Mingit alapealkirja ei ole. Me võime küll muidugi öelda, et selle sümfoonia karakter on heroiline omamoodi, sest Tubin hakkas seda kirjutama esimese Nõukogude okupatsiooni ajal ja lõpetas Saksa okupatsiooni ajal ja see siin teatud mõttes on niisugust heroilist joont sees ja see lõpuapell ja kõik nii edasi, see on õige, aga kui tema ei ole pannud sinna
mingit alapealkirja, siis ei saa ka meie seda mitte panna. Me võime seda analüüsis rääkida ja et see on heroiline ja 4. on lüüriline, nagu ta ütleb, aga seda ei saa mitte kasutada teose pealkirjas. Seda ei saa, sest tema ise ei pannud ja Tubin ei armastanud mitte väga niisuguse programmi. Tema kirjutas muusika ja 3. puhul on jälle huvitav see, kui esimese puhul võis vaadata, mis tema ühest väiksest motiivist tegi, siis siin on huvitav see, tal on väga ütelda motiivirikas, siin on väga palju eri teemasid ja kõike. Ja kuidas ta seda kirevat teema hulka hoiab koos tervikuna. See töö on selles mõttes jälle väga huvitav vaadata. Te tunnete vaieldamatult Eduard Tubini loomingut väga hästi ja kogu loomingut. Millist sümfooniat te siis nagu kõige enam esile tõstaks? Jah, niisuguse komponisti puhul see on raske, see on niisama ütelda Beethoveni puhul, niisuguse kõige rohkem. Aga ma ütleks, mis üks eriti huvitav on 6. Ma ei taha kuidagi vähendada teiste tähtsust. Ja 6. puhul on just huvitav see, et esiteks ta on väga komplitseeritult kirjutatud, aga selle juures siiski musikaalne ja kuidagi spontaanne ka. Ja mis teda veel eriti rikkaks teeb, see on see, et kui vaadata alguses, tema on nagu poolero rütm, nii. Aga see teema on natukene kurvataoline ja traagiline nii. Ja siis tuleb tango, aga ka see tango, see muusika, mis selle rütmi peal on, see on samuti valus ja niisugune mitte midagi lõbusat. Ja siis tuleb üks metsik kiire vaheosa, üks allegro, mis on ka, võiks öelda, traagilise isegi põhitooniga. Ja lõpuks see festoso, see on šakon, põhjeneb ühe niisugusel arhailise võitu teemal, võiks ütelda. Ja ka see on niisugune, et ikka põhitoonil tema on kuidagi valus ja traagiline. Selle sümfooniaga oli veel niisugune tore lugu, et no tore võiks ehk on liiga palju ütelda, aga ütleksime nüüd üks huvitav lugu, kuidas muusikaarvustajad suhtusid. Tubina ja loomingut ja alati tõstsid arvustajad hästi esile, aga selle sümfoonia puhul kirjutas, mul on siin need olemas veel Rootsi lehtedes fotokoopiad. 55. aastast. 55. esiettekande järele. Kirjutas, et jah, et Tubinast me oleme varem kuulnud huvitavaid töid, aga et see on nüüd nii ja naa ja ühesõnaga mitte eriti hästi ei suhtuta sellesse. Ja seda juhatas Tuurmann. Ja see on üks selline, kes või dirigent, kes juhatas rohkem nii romantilist muusikat ja nii ja tema ei saanud sellega lihtsalt hakkama. See mees, kes seda Tubina 6. sümfooniat juhatab, see peab võima juhatada Stravinski Sacred du Printemps või Püha kevad või kevade pühitsene, kuidas ta ütelda. Aga see ei oleks sellega ka iialgi hakkama saanud ja see läks ka temal kaduma. Ta oli nii edas selle rütmiga, et kõik temaatiline areng ja kõik uppus sinna alla. Aga siis tuli järgmine aasta Hans Schmidt-Isserstedt Hamburgist ja tegi hoopis teise ettekande. Ja nüüd sama mees keerutas, et Tubin on selle sama kriitik, jah? Jaa, sama tööpoolt. Aasta jooksul selle ümber töötad ja nüüd juhtub seal olulisi asju. Aga et üks arvustaja võtaks noodi ja tuleks istuks proovile ja kuulaks, mis seal on, mis noodis on ja mis vist välja tuleb, seda kahjuks esineb liiga harva. Niimoodi oli selle 6. Aga Järvi juhatas teda siin plaati ja see on samuti hea ettekanne. Tubina selle sümfoonia puhul veel minul oli ta nii südameligitane ja kuidagi nagu sellist ei saadud aru. Ja ma rääkisin Eesti Rahvusfondiga ja nemad olid nõus, nii et siis anti välja üks rootsikeelne brošüür sel puhul Tubina kohta. Ma kirjutasin üldse üks väikse ülevaate Tubina loomingust ja tema töödest. Ja eriti just sellest 6. sümfooniast pikalt ja katsusin seda seletada, et see on nii nagu ütleme tantsurütmide päev käib traagiline muusika ja seda jagati siis seal kontserdid ka välja, ma ei tea, kui sellest kasu oli ja kõik. Nii oli selle 6. nii et see oli minul üks väga ligidane nendest viimase aja sümfooniatest. Muusikas me rääkisime nüüd traagilisest teemast, aga kas Tubinal oli isiklikult selles maavalus ka raskus või kuidas tal see elu siin oli? Ja lugu on see, et mis võib olla ehk kõige rohkem teda võis puudutada. Ega ta ei rääkinud palju oma isikliku tundeelu. See võis olla see, et tema töid kahjuks mängiti liiga vähe.
kui neid aga mängiti, siis arvustajad kiitsid neid. Aga miks neid nii vähe kauba pandi? Minul on niisugune seletus, et nendes komisjonides istus ka heliloojaid alati, kes töid valisid. Ja nad võib-olla kartsid konkurentsi, nii kus see võib maailmas olla mõnikord. Miks hoidis Venemaal Hrennikov Šostakovitšit all, sest oli liiga suur helilooja. Tema oleks ise jäänud siis nulliks, aga ikka nulliks. No ega see ei aita. Ja nüüd aga see on siiski üks kõrvaline asi. Seepärast, et oluline on, et ta neid kirjutas, ta sai vabalt kirjutada ja nad on olemas. Ja siis tuli aeg Järvisa Eestist välja ja hakkas neid juhatama, nüüd on nad kõik mängitud heliplaadile. Ma ütleks seda ka veel, et samal ajal Eestis ju näiteks Riho Pärts, Tuudor Veetik, Alfred Karindi pandi vangi, terve hulk põllu midagi teha, pidi kirjutama niisugust, lora natukene nii öelda. Ja Tubin sai siiski selle aja kuidagi töötada vabalt, temal oli väga hea võimalus, sest et ta oli nii-öelda arhiivitöö alusel. Aga see seisas selles, et ta seadis vanu ooperipartituure nii mängukõlbulikuks. Ja ta sai seda kodus teha ja siis Tubin ütles, tema tegi nii hommikupoole ta komponeeris ja kui ta oli pärast tulnud väsinud, siis ta tegi seda. See oli nii mehaaniline töö. Nii et võiks tema puhul ütelda Kalju Lepiku sõnadega, et kui on raske kodumaatus, tea, et raskem kodus saatus. Ja igatahes temal oli selles mõttes õnn, et ta sai vabalt luua ja ma usun, kodumaa inimesed on ka sellega rahul, et tema sai siin kirjutada nagu ta tahtis. Ja kui me nüüd Lepikust veel räägime, siis ma ütleks seda, et siin on paar luuletust, mille puhul võib-olla tekib küsimusi. Ja see on ka ühendus natuke 3. sümfooniaga. Nimelt, kui Tubin 70, siis Lepik kirjutas tema ühe tervitusluuletuse, mida ta ka kontserdil ette luges, see oli nagu oma kõne asemel ja seal ta ütleb muuseas ka, et mis see Tubin on teinud, siis panna lipuga laa Siblimaa päikeses. Ja see lipuga laa, võib-olla inimesed küsivad, miks just lipuga, miks just laa. Lugu oli niisugune, et kui 3. sümfoonia mängiti ja nagu rääkisime, et seal on niisugust võitlevat joolt ja tolle nagu andis inimestele palju jõudu. Ja pärast oli pidu. Ja pidu läks pikaks ja hommikul nad läksid siis kuulema Tubin, Eller, Roots, Leichter, ma ei mäleta, kes seal veel olid, seda linti, mis tol ajal siis tehti. Ja kuulasid ja väga hardunult muidugi ja ka ringhäälingu kõrgemad mehed nagu Karl Kesa, Richard Saving ja ma ei mäleta, kes veel olid ka juures. Aga Tubin nagu ise ei armastanud nii-öelda niisugust pateetilist õhkkonda ja Tubin oli hakanud siis ütlema, et kui seal hakkab all passidest see teema ja kasvab, et no kus sa ronid? No ära roni, sest ei tule midagi välja. Ja siis tuli suur akord ja paus ja Tubides, näe, ma ütlesin sulle, midagi ei saa, see kõik kokkus kokku. Ja siis läks jälle edasi, siis tuli fugato ja siis lõpuks mängis koloflööt sisse. Ja Tubin ütles selle peale, et sa kae, tema tuleb ka oma lipukesega. Ja siis Kesa oli nii vihane, et Kesa oli ütelnud Savingul, et kas see kuradi mees teab ka ise üldse, mis ta on kirjutanud. Ja nii, et sealt on see lipuga laa. Ja nüüd, kui Tubin suri, siis kirjutas Lepik 3 prelüüdi Tubina mälestuseks. Aga neil ei olnud siis nagu pealkirju või ütleme helitõu märki ja küsis minult, et mis sobiks. Mina vaatasin seda esimest ja seal on jälle sulg sinna kunagi märkis musta lehviva lipuga laa. Ma ütlesin, see laa lehviva lipuga, see on 3. Pane D-moll, on D-moll. Siis on üks sügise meeloluline, ma ütlesin, pane C-moll, see on 1. sümfooniast. Ja lõpuks A-tuur, see on 4. Väga ilus sümfoonia, elu jaotab rõõmus. Ja seal tema ütleb siis, et lõpuks, et olen laps ma laulude aiast, korjan laulupuult ubina. Kostab ääretust laotusest laiast laul Eduard Tubina. Ja sellega võikski seda lõpetada, et kuigi Tubin ise on kahjuks kadunud meie hulgast, aga kostab ääretust laotusest laiast laul Eduard Tubina. Prima. Aitas ka. Oi, see oli, kui meie ikka oma asjast räägib, siis on aitäh. Nii.
mõnikord on üks motorlistil on mõnikord pikalt ja Richard Straussil on ja ka tubina võimalik. Küll, vahetan. No sinna peale võib. Võib, jah? No. Küll. Joo. Mm-hmm. No, küll siin ei ole nii tähtis see tekst. See ei ole. Okei, Mm-hmm. ei ole nii tähtis. Mis on nii? Praegu filmin. Filmi. Ütle, kui ma võin vahetada. No. Seal oleks hea, kui sa saaksid ülevalt allapoole tõmmata. Just. Korras, jah? Jah. Selle tubina 6. sümfooniaga on veel veelduses üks niisugune väike lugu. See oli 1981. Järvi juhatas Göteborgis tubina 9. sümfooniat ja ma sõitsin kuulama. Ja siis oli kavas ka Brahmsi 4. sümfoonia. Ja me tulime sealt proovilt ära tubina abikaasaga ja mina jalutasime väga ilus ilmi. Tubi nüüd selle Brahmsi 4. sümfoonia viimase jaos on Passacaglia selle kohta, et no Brahms olevat ütelnud, seda ei tee mulle keegi järele. Ja ma ütlesin talle, no jaa, et kus ta võis teada, et sa tuled ükskord ja kirjutad 6. sümfoonias samasuguse Chacondi. Ja Tubin ei ütelnud mitte midagi, aga vaatas mulle nii külje pealt otsa ja ta nägu oli selline, et tal ei olnud ka midagi selle vastu, mis ma ütlesin. Ja see on ilma liialdamata öeldud, see võib täitsa selle Brahmsi 4. sümfoonia lõpu kõrval seista, see Chacon. Nii. Vaat seda ma tahtsin.